armas kogudus, kes me vaatame täna teenistust kaamera vahendusel. Alustame tänast Jumala teenistust Issanda Jeesuse Kristuse nimel ja alustame seda palvega. Kallis taevane Isa, me täname sind selle eest, et sa oled tõesti hea Jumal ja sa oled andnud meile armu ja sa oled armu aja pikendusega andnud meile võimaluse kokku tulla ja teenida sind. Me täname sind selle eest, et sa annad meile võimalust ka sellise piirangu ajal siiski kuulda sinu sõna. Palun võta see aeg, puhasta ja pühitse see, et see oleks õnnistuseks. Ja me palume sind, võimalda taas kiiresti meil füüsiliselt kokku saada, sest selline jumalateenistuse vorm on keerulisem kui siis, kui oleme ühes koos. Me palume sind väga, kingi seda armu ja kingi võimalust taas ühes koos olla. Jeesuse Kristuse nimel me palume sind. Aamen. Täna kahjuks meil muusikuid ei ole. Selliselt on meil jumalateenistus, sõna jumalateenistus. Ja ma palun ette lugeda Moosese raamatust ühe lõigu. Viies Moosese raamat ja siis Moosese surm, 34. peatükk. Ja Mooses läks Moabi lagendikelt üles Nebo mäele, Pisgaa tippu, mis on Jeriko kohal, ja Issand näitas temale kogu maad, Gileadi kuni Taanini, kogu Naftali, Efraimi ja Manasse maad, kogu Juudamaad kuni Läänemereni, lõunamaad ja Jordani piirkonda, Jeriko orgu, palmide linna kuni Soarini. Ja Issand ütles temale, see on see maa, mille ma vandega tõotasin Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile, öeldes, sinu soole ma annan selle. Ma olen lasknud sind vaadata oma silmaga, aga sinna sa ei lähe. Ja Issanda sulane Mooses suri seal Moabi maal Issanda sõna kohaselt. Ja ta mattis tema orgu Moabi maal, Beet Peori kohale, aga tänapäevani ei tea ükski tema hauda. Ja Mooses oli surres 120 aastat vana. Ta silm ei olnud tuhmunud ega ramm raugenud. Ja Iisraeli lapsed nutsid Moosest Moabi lagendikel 30 päeva. Siis alles lakkasid nutupäevad, lein Moosese pärast. Ja Joosua, Nuuni poeg, oli täis tarkuse vaimu, sest Mooses oli pannud oma käed ta peale. Ja Iisraeli lapsed kuulasid teda ning tegid, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud. Aga Iisraelis ei tõusnud enam niisugust prohvetit nagu Mooses, keda Issand tundis palgest palgesse, kõigi tunnustähtede ja imetegude poolest, millega Issand teda läkitas, et ta teeks neid Egiptuse maal Vaaraole ja kõigile ta sulastele ja kogu ta maale, kõige selle vägeva käe poolest ja kõige selle suure hirmu poolest, mille Mooses tekitas kogu Iisraeli silma ees. Aamen. Nüüd ma palun veel ette lugeda laulude kogust 90. laulust mõned lõigud. Nii, inimese kaduvusest.
Moosese Jumalamehe palve. Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve. Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina Jumal igavesest igavesti. Sina viid inimese jälle põrmu ja ütled, tulge tagasi inimlapsed, sest 1000 aastat on sinu silmis nagu eilne päev, kui see on möödunud ja nagu vahikord öösel. Sa uhud nad ära, nad on nagu uni, nagu rohi, mis hommikul haljendab. See õitseb hommikul ja haljendab, õhtul see närtsib ja kuivab ära. Ja siis 13. Pöördu tagasi, issand, kui kaua, halasta oma sulaste peale, täida meid hommikul oma heldusega, siis me hõiskame ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja. Rõõmusta meid nii palju päevi, kui sa meid vaevasid, nii palju aastaid, kui me nägime õnnetust. Saagu nähtavaks su töö, su sulastele ja nende lastele su auhiilgus. Issandal, meie Jumalal, olgu lahke meel meie vastu. Meie kätetööd ta kinnitagu meile. Kinnita meie kätetööd. Aamen. Nii nagu meil tavaks on olnud mitmetel kordadel pärast esimest 2 lugemist, me tahame Jumalale tänu tuua nende heade asjade eest, mis Jumal on meie eludes teinud. Ja kodudes võtke üks hetk ja kiitke Jumalat nende heade asjade eest, mis on juhtunud sel nädalal. See on suur eesõigus ja privileeg, kui Jumal puudutab meid ja muudab meie olukordi. Kui ta kõnetab meid ja teeb meie eludes asju, mis tõesti muudavad meid ja meie olukordi. Võtame ühe hetke ja ma palvetan ka lühidalt. Kallis taevane Isa, me täname sind selle eest, et sa oled tõeliselt hea. Me täname sind selle eest, et sa oled andnud meile võimaluse teenida sind. Me täname sind selle eest, et sa oled andnud meile vabaduse aega ja sa oled andnud meile elu. Me täname sind selle eest, et sa oled andnud meie maale rahu. Kiidetud ja austatud olgu su püha nimi. Me täname sind selle eest, et sa oled andnud meile koguduse, kus käia. Au ja kiitus sulle selle eest. Me täname sind sõpruskoguduste eest, kelle eest me võime olla tänulikud, et sinu sõna levib siin maal. Me täname sind, et Euroopas veel levib sinu sõna. Me täname sind Koeru koguduse eest ja me palume õnnista neid ülirohkelt. Au ja kiitus sulle kõige hea eest ja me täname sind selle eest, et sa oled kaitsnud meid. Sa oled kinkinud meile kaitset õnnetuste eest ja ka väga tihti haiguste eest. Au ja kiitus sulle kõige hea eest ja me täname sind lootuse eest, igavese elu eest. Au ja kiitus Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Me loeme väikse lõigu Pauluse kirjas Thessalonikastele. Loen 2. peatükist esimesed 8 salmi. Teie vennad, teate ju meie tulekut teie juurde, et see ei läinud tühja. Kuigi me just enne, nagu te teate, olime kannatanud ja meid teotati Philippi linnas. Andis Jumal meile siiski julguse kuulutada Jumala evangeeliumi suure võitlusega. Meie manitsused ei tulene eksitusest ega ebapuhtatest ega pettusest. Vastupidi, me räägime nõnda, nagu Jumal meid on arvanud kõlblikuks, et usaldada meie kätte evangeelium. Me ei räägi, et meeldida inimestele, vaid Jumalale, kes meie südameid läbi katsub. Sest nagu te teate, ei ole me kunagi tulnud lipitsevate kõnedega ega ajendatuna ahnusest. Jumal on tunnistajaks.
Me ei otsi kiitust inimestelt, ei teilt ega muilt. Kuigi, kui me Kristuse apostlid oleksime võinud olla tähtsad, vaid me olime malbed teie keskel. Nii nagu toitja, ema hellitab oma lapsi. Nõnda oleksime meiegi hellustes teie vastu andnud hea meelega teile mitte üksnes Jumala evangeeliumi, vaid ka oma hinge, kuna te olite saanud meile armsaks. Loen ka evangeeliumist lõigu. Matteuse evangeeliumist 22. peatükist 34. salmist alates. Aga kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid nad sinna. Ja üks seaduse tundja nende seast küsis teda kiusates. Õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Jeesus vastas talle. Armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu iseennast. Neis 2 käsus on kokku kogu seadus ja prohvetid. Aga kui variserid olid koos, küsis Jeesus neilt. Mida te arvate Messia kohta? Kelle poeg ta on? Nad ütlesid talle, Taaveti. Tema lausus neile. Kuidas siis Taavet vaimus hüüab teda issandaks? Issand ütles mu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased sinu jalge alla. Kui nüüd Taavet hüüab teda issandaks, kuidas ta siis on tema poeg? Ja ükski ei suutnud talle vastata sõnagi. Ja keegi ei julgenud sellest päevast peale teda enam küsitleda. Aamen. Meil siin ruumis on paar inimest, et kas keegi soovib hetkel jagada tunnistust? Ma tahaksin tänada Issandat, et mul oli võimalus töö juures Jumalat tunnistada ja Jumala sõnast rääkida. Et oli ka kannatlik kuulaja. Samas tahan tänada Issandat, et ta aitas mul küllaltki katsumuste rohkest nädalast läbi ja tööülesandeid täita. Nii et au ja kiitus Issandale tema helduse ja hoolitsuse eest. Aamen. Aitäh selle eest. Jumal on tõesti hea ja ta aitab meid päris mitmetes olukordades. Ja ta on tegemas tõelisi imesid. Ja ta annab tõesti tarkust neile, kes paluvad tarkust. Ja nii mitmetes kohtades on tõesti kogeda seda, et Jumal juhib meid ka igapäevases töös. Ka seda ma kogen omaenda elus, et mitmetel kordadel Jumal annab üleloomuliku tarkuse, mida mul endal jääb puudu. Jumal sekkub ja annab tõesti tarkust juurde. Tavaliselt oleks sel hetkel paslik laulda kiituslaulu Jumalale, aga kuna klaverimänguoskused on
pisikesed ja hetkel täna võimalused piiratud, siis jätkame sellega, mis mul on ette valmistatud täna teile. Aga ennem seda ma palvetan lühidalt. Kallis taevane Isa, ma tänan sind sellest, et sa oled armuline. Palun võta see pisku, puhasta see ja kingi, et see oleks kasuks sinu rahvale. Palun kingi, et meelde jääks ainult tõde. Ja kui minu ekslikkuse ja rumaluse tõttu peaks ka midagi valesti minema, ole armuline ja kata kinni, et säiliks ainult tõde, mis on kasuks sinu rahvale. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Täna loetud lõikudes on meil 2 asja, millele ma tahaksin tähelepanu pöörata. Üks on see, mis toimus Jeesusega. Mis seadus on kõige suurem? Kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid nad sinna. Ja üks seaduse tundja nende seast küsis teda kiusates. Õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Jeesus teab, et ta kiusab, aga siiski ta annab väga olulise vastuse, millest on meil täna väga palju õppida. Armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. Jumal soovib, et me armastaksime teda kõigega, mis meil on. Täielikult. See puudutab meid terviklikult. Ei ole kõrvale jäetud ühtegi komponenti meie sees. Mõnikord võib tekkida kiusatus, et öelda, et mõned osad meie sees ei ole piisavalt vääriliselt, et nendega teenida Jumalat. Et meie mõistus segab Jumalat teenida. Aga Jeesus ütleb kogu oma mõistusega. Mõistus on ka, mis vajab uuendust. Meie mõistus vajab uuendust ka pühavaimu poolt selliselt, et meie mõistus järk-järgult toimiks rohkem Jumala tahte kohaselt. Samuti meie süda. Teoloogilistes vaidlustes käib vahest ikka pisikesed vaidlused, et mis on süda, mis on mõistus, mis on hing, kuidas neid jagada. Aga selle seaduse mõistes ei ole tähtsust, kuidas me neid jagame. Oluline on see, et kõik, mis meie sees on, armastaks Jumalat. Siin ei ole vaja piiri tõmmata, et see komponent minust, kuhu iganes me selle piiri paneme, see ei pea armastama Jumalat. Kõik, mis me oleme, kõik, mis meie sees on, armastagu Jumalat. Teise seadusena toob Jeesus esile, armasta oma ligimest nagu iseennast. Ja ta ütleb, nendes 2 on kokku võetud kogu seadus ja prohvetid. Oluline on mõista seda, et see armastus, mida siin mõeldakse, on see puhas, perfektne armastus, mitte erootiline armastus. Sest kui me vahetaksime selle sõna ära, siis me jõuaksime laus perverssusesse. Aga see ei ole õige. Armastus on see, mis on heatahtlik nende isikute suhtes. Armastus, mis paneb väga tihti teise isiku endast ettepoole.
põhjus on selles, et see seadus ütleb, armasta oma ligimest nagu iseennast. See annab ka korralduse armasta iseennast. Kui sa ei armasta iseennast, siis kuidas sa suudad armastada kedagi teist? Terve inimene armastab iseennast. Loomulikult terve inimene armastab iseennast. Jah, kahjuks on palju nii noori kui täiskasvanuid kui ka vanu inimesi, kes vihkavad iseennast, kes ei armasta ennast üldse. Nad on kibestunud väga tihti omaenda elu peale ja nad ei suuda vahest andestada asju, mis nad on oma elus valesti teinud. Väga tihti on raske toime tulla mineviku eksimustega, mis on rusunud ja lõhkunud elu 10 aastaid. Kui ma seda ei oleks siis teinud, ma oleks täna palju paremas kohas. Vead, mis oleme teinud võib-olla aastakümneid tagasi, me kogeme täna seda valu ja seda mõju, et meie elust on head õnnistused ära lõigatud. Neid ei ole enam. Ja me igatseme neid õnnistusi ikka veel. Ja see igatsus ja kahetsus on võib-olla muutunud selliseks valuks, mis on muutunud iseenda vihkamiseks. Kuidas ma sain olla nii rumal, et ma tegin niimoodi? Ikka täielik topski, kuidas saab niimoodi teha? Aga ma tegin seda. Kuidas saab seda asja üldse andestada? See on see probleem, millega kahjuks võivad seista silmitsi mitmed inimesed siin maailmas. Aga ka nendele kehtib see Jumala kutse, armasta ka iseennast. See on vajalik selleks, et sa suudaksid armastada ka teist inimest. Väga tihti me suudame siiski näidelda armastust. Me suudame näidata seda, et ma hoolin kellegist teisest ja ma armastan teist, peites iseenese vihkamise ära. Aga kui me kasvame väga lähedale selle teise inimesega, ühel päeval avastab ta seda, et selle fassaadi taga on viha. Viha, mis siiski lekib välja. Õnneks see seadus on selline asi, et neid vigu on Jumalaga koos võimalik parandada. Kõike on võimalik koos Jumalaga parandada. Tunnista oma eksimus ja ta on ustav ja tõene, nii et ta annab andeks kõik ja puhastab kogust üle kohtust. Kõik, mis on valesti, Jumal aitab korda teha. Ta läkitab oma sõna, Jeesuse sõna, mis tervendab. Ja see on ka see, et sellest enese vihkamisest on võimalik vabaneda. Jah, see on üks osa patust. Aga kui see üles tunnistada, Jumalal on meelevald see kõrvaldada ja terveks teha. Võib-olla see valu, mis on enese vihkamisest ja nendest põhjustest, mis üldse viis enese vihkamiseni, need valu võib veel säilida teatud aja. See võib veel kesta aastaid, enne kui see valu lahkub. Iga haav on valus. Aga Jumala meelevald on teha terveks ka see. Küsimus on see, mis teekonna valib Jumal sinu tervendamiseks. On hetki, kus Jumal ütleb oma sõna ja saab inimene hetkeliselt terveks. Au ja kiitus Jumalale selle eest. Aga on aegu, kus Jumal ütleb, ma tervendan sind aja jooksul. See on mõnikord vajalik, aga Jumal üksinda teab, milleks see on vajalik. Ma tahan veel pöörduda Moosese loo juurde. Mooses
sümboliseerib lisaks sellele, et ta on andnud seaduse. Jumal ütles talle seaduse, tema pani selle kirja ja selliselt nimetatakse Moosese seaduseks seda seadust, mis siis on. Ja Mooses ise sümboliseerib ka seda seadust teatud piires. Mooses ei läinud üle Jordani jõe. On üks piir, kust edasi ta ei lähe. Nii on ka Moosese seadusel ilma Jeesuseta piir, kust ta üle ei lähe. Moosese seadus on juhiks, kuidas käia koos Jumalaga siin maailmas. Tema mõju kehtib siin maa peal. Ta juhendab seda ja annab ka ranged korraldused, kuidas siin maa peal elada. Raske osa on see, et see seadus on peaaegu võimatu inimesel iseseisvalt täita. Jeesus täitis selle ära, seetõttu meil on võimalus saada osa tema õigusest. Moosese seadus esiteks on antud Iisraeli rahvale. Ja seal on mitmeid asju, mida pagana rahvas ei saa täita. Need, kes ei ole Iisraeli soost. Aga teiseks on see, et see standard, mille Jumal on pannud inimesele, et öelda, et see on pühaduse mõõt. See on inimesele iseenesest kättesaamatu. Sellepärast, et ka mõtted inimesel on rikutud. Jeesus tõlgendas Moosese seadust sedasi, et kui Moosese seaduses on see, et ära tapa, siis juba venna vihkamine on tapmine. Ära riku abielu, siis selle kedagi himustades vaatamine on juba abielu rikkumine. See latt on nii kõrge, et peaaegu kellelgi ei ole seda võimalik täita. Ja isegi kui see oleks täidetav, siis sellel seadusel on üks piir. Siit siiamaani ja mitte kaugemale. Ja see piir on surmapiir. Öeldakse, et seaduse sõna on suretav. Ehk kirjatäht suretab, vaim teeb elavaks. Jeesus ütles Matteuse 5. peatükis 18. salmist alates. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja kriips ei kao seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Kes seda iganes neist käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi seda sama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigiks. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab seda, hüütakse suureks taevariigis. Sest ma ütlen teile, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki. Variseride ja kirjatundjate õigus oli see, et nad ütlesid, me peame seda seadust perfektselt. Igat tähte, igat asja peavad. Aga Jeesus ütleb, see ei piisa. Sellest ei piisa. Teie õigus peab olema suurem veel. Ja kust me seda suuremat õigust saame, kui ainult Jeesuses Kristuses. Jeesus Kristus on ainus, kes omab suuremat õigust kui Moosese seadus. Esiteks, ta täitis selle täielikult. Teiseks, ta on see, kes suri laitmatuna, ohvrina ja kelle ohver maksab Jumala ees täielikult. Selliselt, tema on see, kelle käest on meil võimalus saada õigust. Õigus, mis on suurem kui meie õigus, suurem kui variseride ja kirjatundjate õigus ja suurem kui Moosese seaduse laitmatu täitmise õigus. See on Jumala poja
õigus, mida ta pakub meile usus. Moosese seadus õpetab seda, mis on patt. Ta näitab väga suurtes hulkades seda, et vot selle teo eest on ette nähtud surm. Aga Jeesus ütleb, kui sa oled andeks saanud ja usud Jeesusesse, sul on igavene elu. Tundub, et nad on vastandid, aga tegelikult nad on ühe sama loo kaks külge. Üks, kes õpetab, karistab ja teine, kes annab armu ja vabastab. Sest karistuse on kandnud Jeesus ise ära. Selle tõttu ta saabki öelda meile, su patud on sulle andeks antud. Sa ei pea enam ise surema. Jah, Jeesus endiselt ootab seda, et meie standard oleks kõrge. Et me kasvaksime pühaduses, pühitsuses, et meie standard jõuaks hästi kõrgele. Et me tooksime oma eludega, käitumisega au Jumalale. Et need, kes näevad meie häid tegusid, kiidaksid Jumalat ja tooksid au Jumalale. See on see, mida Jumal ootab ka täna meie käest veel. Sest on ka korraldus, et miski ebapüha ei saa taevariiki. Jumal puhastab, pühitseb meid. Ta õpetab meid. Ta õpetab meid oma sõna kaudu. Ta õpetab ja juhib meid oma püha vaimuga. Ja järk-järgult koos olles Jumalaga me muutume. Me ei jää selleks samaks, kes me olime eile. Me ei jää endiseks. Kui Jeesus püha vaimu väega puudutab meie elu, me ei ole endised. Me oleme täiesti uus loodu. Ja uus loodu päärib igavese elu. Ma arvan, et ma olen juba piisavalt rääkinud. Hoiame pilgu Jeesusele. Tema käest tuleb meile igavene elu. Tema aitab meid. Tema on meie tervendaja. Tema ütleb sõna, siis see läheb täide. Kui tema meid puudutab, siis me ei ole endised. See on see, kuidas me saame oma lootuse täielikult tema peale panna. Sest tema kandis karistuse meie eest ristil. Täiendavat ohvrit Jumal enam ei oota. Ohver on toodud, andestus on saadaval. Ja see on see vägi, mis muudab meid. Jumala käest me saame tarkust, Jumala käest me saame abi, et kas siis, kui me oleme teinud pattu iseenda vastu, see saab lahendada. Ma arvan, et rohkem sõnu tänaseks ei ole enam mõistlik öelda. Palvetame. Kallis taevnis, ja me täname sind selle eest, et sa oled tõesti armuline. Ja sina teed rohkem, kui me mõista suudame. Sinu arm ületab meie mõistuse. Sinu armastus on mõõtmatu ja sinu hoolitsus on täiesti nii võimas, et jääb sõnadest puudu. Sa tead meid, sa tead meie valusid, meie nõrki kohti. Palun puuduta oma püha vaimu väega meid ja vabasta meid. Ole palun armuline. Anna meile andeks kõik eksimused, mis me oleme teinud. Puhasta meid kõigest ülekohtust. Ja kui meil on patu tõttu haigused, läkita oma sõna ja tee palun meid terveks Jeesuse Kristuse nimel.
au ja kiitus olgu sulle kõige hea eest. Ja me ootame päeva, mil me tohime jälle piiranguteta tagasi koguduse kokku tulla ja kiita sind ja ülistada sind. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Nüüd on see hetk, kus kallid kodus viibijad tuleb teile öelda head õnnistussõnad. Ja loodame, et kui Jumal lubab, siis järgmine pühapäev ehk saame juba tulla kokku koguduse kojas, et piiranguid ei pikendata, sest Jõgeva maakond palus siseruumides üritusi teha, mitte teha selle kuu lõpuni ja järgmine pühapäev on kuu esimene pühapäev, kui ma õigesti olen aru saanud. Ja siis loodame, et täiendavaid piiranguid ei rakendata. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.